Päästelohisti on abivahend isikute evakueerimiseks, kelle liikumisvõime on puudulik. Päästelohisti paigutatakse voodisse madratsi alla, esmalt veendudes, et lohisti suurus on õige. Selleks on lohistil etikett, millel on kirjas sobiva madratsi suurus. Lohisti laotatakse tühjale voodile, aasatripid üles poole. Lohisti on sümmeetriline, mõlemad otsad on ühesugused. Takk ja ribadega rihmad peavad olema ilusti volditud selleks ette nähtud aasadesse. Siis pannakse voodisse madrats ja kinnitatakse 4 nurgast kummiaasaga lohisti külge. Edasi tehakse voodi ära tavalisel moel, keerates linaservad madratsi alla. On aga oluline, et külgedel oleks lina topitud lohisti ja madratsi vahele, nii et lohisti rihmad oleks hõlpsasti kätte saadavad. Evakuatsiooni korral teavitage patsienti toimuvast. Viina teid nüüd siis ohutumasse kohta. Jaa, meid ruumi. Närivad kinni, mis on juhtunud. Mõne tohtu on võib-olla. Lähme igaks juhuks teisele poole. Tõmmake evakueeritav isik rihmadega tugevasti kinni, käed teki all. Sedasi on patsient oma voodikomplektis hästi kaitstud. Otsige madratsi jalutsi alt üles tõmbeaasad ja sikutage neist patsient voodile risti, seejärel tõmmake voodist maha. Voodi peab loomulikult olema lastud madalaimasse asendisse. Lohistades liikuge sirge seljaga ja sirgete kätega, ent tahapoole kallutades. Patsienti lohistatakse alati jalad ees, nii on kergem ja ohutum. Järveni päästelohisti on ette nähtud ka vertikaalseks evakuatsiooniks. Trepile minnes tõmmake patsient vähemasti poolenisti üle trepiserva ja keerake end ringi näoga liikumissuunda. Liikuge trepist alla ühe käega trepi käsipuust kinni hoides. Liikumiskiirust saab hõlpsasti kontrollida, kui madratsi jalus oma jala vastu tõmmata. Pöördeid võtke suure kaarega, kitsastes oludes tõstke pööramiseks patsiendi jalgu kõrgemale. Ja läheb. Personalikoolitusteks ja tulekahjuõppusteks kasutage lohisteid kirjaga koolitus. Kui soovite lisateavet päästelohistite ja evakuatsioonimeetodite kohta, võtke julgesti ühendust Tondi tulekaitsega.